võime rääkida. Keegi teeb ühe pea, sest kõik tema valikud muutuvad nulliks. See terve seda on lõigus. Sellise risti te olete võtnud. Õigem oleks olnud eelnõud esitada ära. Aitäh. Tulge nüüd algid ja vastus saab igaüks palun selle. Meie käe. Igaüks mida tulete. Pane oma kirjad ja vaikselt. Üleandja nime algis. Panna kõik risti. Mina väga vastan kiireks hoidja. Viitest ei oleks 12 aastat koos, naiste arvates 3 last. Kuhu see läheb? Teeme siis ülejäänud veel pausi seni, kuni häältelugemiskomisjon oma töö ära teeb ja protokolli valmis teeb.
Ei ole seda pakku olla.
Ei, seda küll. Mine ministeeriumi lehe peale, kui esitab nõukogu mingi liigu. Mina lähen sulle Toomas, selle kohta ma ütlen seda, et kui see progressiivne pool peaks minema Afganistani kuidas vaktsineerida, Talibanist sõltub, kuidas sinna vaktsineerida. kuna ka neil on kogu aeg see koolivedelik sees. No ütleme, et kui sa oled jälle ükskord kokku, siis sa vaatad, et Valgevene piiri taga on sundus ka mitte. Maskiga ka jõudnud. Vajad sureme. See on see, kes maksab, tegid muusika. Sina ei mõtle, sul öeldakse. Tegelikult Vene aeg paneb seda Stalin tõstis kuidagi käe üles, sai kõik jooksu nüüd sinna rünnakule, isegi karjutakse, et nad jooksu töö ära.
Nii, hallo. Palun nüüd vaikust. Evelin. Häältelugemine on sõna häältelugemiskomisjoni esimehele protokolli ettelugemiseks. Tapa volikogu häältelugemiskomisjoni protokoll 25. novembrist 2021. Häältelugemiskomisjoni koosseisus Vello Ojamäe esimees, Leelo Jürimaa liige ja Tatjana Tamm liige. Volikogu istungil läbi salajase hääletuse volikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimiseks. Kirjalike ettepanekute alusel komisjonide esimeeste kandidaatide nimekirja kanti vastavalt ülesseadmise järjekorrale. Valida volikogu revisjoni komisjoni esimeheks Riho Tell ja Mart Lees. Valida volikogu eelarve ja arengukomisjoni esimeheks Alari Kirt või Maksim Kutšenkov. Valida volikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimeheks Aivi Must või Elmo Koppelmann. Valida volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks Tiiu Rosenberg või Evelin Hiier. Valida volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks Heiki Allik või Reigo Tamm. Valida volikogu ettevõtlus- ja majanduskomisjoni esimeheks Aigar Põder või Üllar Neeme. Kõikidele istungist osavõtvatele volikogu liikmetele väljastati allkirja vastu hääletussedel, viidi läbi hääletus. Sedelite ülevaatamise käigus selgus, et sedeleid oli valmis kastis 21, kehtetuid sedeleid ei olnud. Ja hääletustulemused. Revisjoni komisjoni esimehe valimistulemus on järgmine. Kandidaat Riho Tell 21 poolthäält. Kandidaat Mart Lees 0 häält. No vot, nüüd kas saab või ei saa? Saab ikka. Eelarve- ja arengukomisjoni esimehe valimistulemus. Kandidaat Alari Kirt sai 12 häält, kandidaat Maksim Kutšenkov 9 häält. Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe valimistulemus. Kandidaat Aivi Must 12 häält, kandidaat Elmo Koppelmann 9 häält. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe valimistulemus. Kandidaat Tiiu Rosenberg 11, kandidaat Evelin Hiie 10 poolthäält. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimistulemus. Kandidaat Heiki Allik 11, kandidaat Reigo Tamm 10 poolthäält. Ettevõtlus- ja majanduskomisjoni esimehe valimistulemus. Kandidaat Aigar Põder 12, kandidaat Üllar Neeme 9. Olen kirjutanud 3 komisjoni liiget. Aitäh! Nii, meil jääb üle võtta teadmiseks. Mina, palun. Et mul otseselt ei ole protesti nagu siis häältekomisjoni jaoks, aga mul on protest häälte tulemus oli siis esitanud siis protesti valimistulemustele, kuna Tapa vallavolikogu esimees jättis protseduuriliselt eelnevalt, kui siis olid siin siis kandidaate nimetati, et lähtuvalt Tapa valla põhimääruse paragrahv 31 lõige 4 tuleb siis igale volikogu liikmele on õigus igale esimehele kandidaadile esitab kuni 2 küsimust ja esitatud kandidaatile on õigus ennast tutvustada ja see jäeti ära. Et aitäh. Sama kirjaga. Nii on küll küsimusi. Et võtame siis teadmiseks, et häältelugemiskomisjon on oma töö teinud ja siis loeme valituks siis komisjonide esimehed, nii nagu häältelugemiskomisjon ette luges meile. Me seda üle hääletama ei pea, et nii nagu tulemus oli, nii on.
et komisjoni esimehed on siis vastavalt revisjonikomisjoni esimees Riho Tell, eelarve komisjoni esimees Alar Kirt, haridus-noorsootöö komisjoni esimees Aivi Must, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Tiiu Rosenberg, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Heiki Hallik ja ettevõtlus- ja majanduskomisjoni esimees Aikar Põder. Ja aseesimehed on siis vastavalt revisjonikomisjoni aseesimees Mart Krees, eelarve arengukomisjoni aseesimees Maksim Kutšenkov, haridus- ja noorsootöö komisjoni aseesimees Elmu Koppelmann, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees Evelin Hiie, kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimees Reigo Tamm ja ettevõtlus- ja majanduskomisjoni aseesimees Üllar Neeme. Otsus on sellega. Tegelikult ei saa välja kuulutada protseduurid, sest on tehtud rämeräige viga, tegelikult peaks korraldama uued valimised. Volikogu esimees näitab oma 3. istungil, et siis määrusest tuua ei pea. Kõikidel valimistel on alati õigus ennast esitada, on alati õigus ennast tutvustada, on alati õigus küsida küsimusi, seda võimalust volikogu esimees ei anna. Rämeräige põhimääruse niisugust eksimist pole iiagi. Aga hea, võtame teadmiseks, et võtame teadmiseks. Volikogu esimees ei koksiste põhimäärusest lugu ei pea selge, võtame teadmiseks. Teeb, mis tahab. Protestis esitatakse kirjalikult häältelugemiskomisjonile kohe pärast hääletust toimunud teatamistegevust. Häältelugemiskomisjon vaatab protesti läbi ja teeb selle kohta otsuse enne valimistulemuste väljakuulutamist. Häältelugemiskomisjoni seisukoht märgitakse volikogu istungi protokolli. Seisukohta ei võetud arutelu ka praegu toimunud järgmine. Häältelugemiskomisjonile enne tulemus. Komisjon arutas praegu, et mis sellega teha. Väljakuulutamine on haamrilöök. Enne seda peab tegema protesti. Enne haamrilööki protest tuli. Ja protest tuleb anda pärast lugemiste välja ütlemist, öeldi välja. Me tegime kõik protseduuriliselt õigesti. Teie praegu ei olnud võimalust küsimusteks, pluss komisjon pidi võtma seisukoha, kas protest rahuldatakse või ei rahuldata. Isegi seda te praegu ei teinud. Nii et topel viga põhimäärusele õige. Teil on õigus otsuse peale esitada aie. Esitab teadusnõutud korras. Absoluutselt, esitab. Ja viimane punkt on meil infopunkt. Mul on ka üks küsimus. Ma siiski paluks leida lahendust, kas nullhäälega saab olla inimene valitud komisjoni aseesimees. Selle küsimusega tegeleme peale volikogu istungit. Aitäh. Et viimane punkt on infopunkt. Et järgmine volikogu istung saaks olema 9. detsembril, seda korda siis Tapal. Ja see toimub siis kell 4, nagu ikka praegu on ainult. Et palun pange see endale kirja. Evelin saadab siis täpsema teate laiali. Et seal oleks päevakorras ka komisjonide liikmete kinnitamine, siis nimekirja, komisjonide nimekirja kinnitamine, liikmete kinnitamine, jah. Ja siis nagu teate, põhimäärusel igal ühel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Et selle kohta tuleb teile kiri ja palve siis mõelda välja, millisesse komisjoni te tahaksite kuuluda. Ja sellega tähtaeg. Nii et minu poolt kõik. Palun, Ene. Palun vabandust, aga ma jätkan korra selle protestiga ikkagi, et härra volikogu esimees. Ühelt poolt jah, et kõik nagu peaks olema siis perfektne ja haamri löödud, aga häälte komisjoni on ka meil olemas põhimääruses sama punktid, mida tema peab järgima. Ja tema ei järginud ka paragrahv 31 lõige 14, kus oli kirjas, et olekski pidanud küsima, kas on protesti, ma ise tõstsin käe, et peaks lihtsalt tähelepanu pöörama sellistele teemadele, et jah, meil on õigus teha ja Alaris on õigus, et on õigus kaevata edasi ja lihtsalt, et proovime teha asju kohe nagu õigesti. Aitäh tõesti, et vabandame ette, kui eksisime ja võtame kindlasti arvesse neid esitatud märkusi. Aitäh. Nii, kas kellelgi on veel informatsiooni? Jah, Aivi? Ei informatsiooni. Mul on selles mõttes tulenevad nendest samadest teemadest, mis siin praegu on. Üleskutse
vallavolikogu esimehele ja siis ka kõikidele liikmetele, et meil oleks vaja koolitust, kus me kõik õpime häältelugerimiskomisjonis olemist ja kõiki muid asju ka. Meil on palju uusi ja tegelikult eks me isegi võib-olla omaenese tarkusest oleme olnud, aga koolitust võiks olla. Hea ettepanek. Ja palun veel mõtteid, informatsiooni kellelegi jagada. Siis on volikogu istung sellega lõppenud. Aitäh!